Ja ei kutsuda väljakule tänased algkoosseisud. Audentes Solarstone on täna koosseisus number 1 Mati Juus, number 7 Patrik Saimre, number 9 Mart Vahter, number 11 Alex Antsi, number 10 Reagan Ruumets, number 13 Mart Norman Soome, meeskonna libero number 17 Arko Lippmets ja meeskonna peatreener Lauris Itsenjeks. Ja viimalt Tartu tänane algkoosseis. Number 1 Rasmus Meijus. Number 3 Saku Toomivaara. Number 6 Martti Juhkami. Number 16 Rauno Kink. Number 21 Jack Williams. Number 23 Rico Varno. Tere õhtust kõikidele võrkpalli huvilistele, ütleme siit Tartu Ülikooli spordihoonest ja algamas on järjekordne Elme Messer Balti liiga kohtumine võrkpallis. Ja täna on Bigbank Tartule külla sõitnud liiga uustulnuk Audentes Solarstone'i võistkond, mis siis ikkagi suuresti noortest koosneb ja vaatame, kuidas siis Audentes täna Bigbankile vastu saab või vastupidi ja tabeliseisu ka hetkel ei olegi väga võib-olla mõtet vaadata, et aasta lõpp on see, mis selle selge pildi annab hooaja keskel, et siin on võite ja kaotusi võistkondadel ja eks näis, kuidas see hooaeg kulgema hakkab. Võrdne ta tuleb ilmselt, et võistkonnad kindlasti võrdsemad kui eelmisel hooajal on. Ja ega siin ei olegi Tartu meeskonna ja Audentese meeskonna algkoosseisu te siin hetk tagasi ka kuulsite ja mäng on siis kohe algamas ja nimede ja numbritega kindlasti ka siin mängu jooksul katsume tutvust teha. Eriti Audentes Solarstone'i nimede ja numbritega, et peaks number 10 vähemalt pallima minema Audentese poole pealt, kelleks on siis sidemängija Regan Rohumets. Ja Audentes Solarstone'i siis ajalooline hetk Tartu spordihoones, siis pannakse esimest korda pall mängu. Ja serv on käes Tartu meeskonnal, tõste läheb siia kahetsooni ja Martti Juhkami selline kergemapoolne löök jääb maha punktiks ja 1-0. Nii et ilusasti oli serv käes, tõste ees ja Martti Juhkami siis punkti tõi. Nii, vaatame siis Martti servi ja kuidas siis Audentes Solarstone vastuvõtuga hakkama saab. Nii, serv on käes, Rohumets tõstmas keskele. Antsi löök ei jää seal maha, nii Juhkami tagant liinist. Ka see löök ei jää maha, Rohumets tõstmas. Nii oli see seal Mark Soome, kes anitaski kaitses selle palli auti ja saab siis Audentes Solarstone esimese punkti juurde. Või üldse siis esimese punkti teha, seis on 1-1. Nii, pallima peaks minema number 7, Patrik Saimre. Nii, seal väljakul vist on nüüd midagi ja kohtunikud paluvad see eemaldada ja Martti Juhkami sellega sealt ära viib ja mäng saab jätkuda. Seis on 1-1. Nii, Patrik Saimre paneb pallimängu, aga läheb see palling võrku ja Bigbanki meeskond siis 2-1 juhtimas esimest geimi. Nii, pallima number 16, Rauno Kink, temporündaja. Nii, serv on käes Audentesel, tagant liinis Saimre anitab, aga nüüd kohtunikud vilistavad et mängi astus seal tagaliini joone peale ja seis on 3-1. Nii et kerge algedu siin Bigbankil ja Rauno Kink taas servijoone taga.
no vastuvõtt täitsa tipp-topp olnud Audentes Solarstone'ile, et vaatame, kas nüüd ka rünnakule pääsetakse korralikult, et sealt ka punkt tuleks. Nii, no nüüd ei saanud servi kätte ja noored ja keskelt Warlow lööb selle palliplokist auti ja 4. punkt siis Bigbank Tartule. Ja taaskord siis Rauno Kikk pallikujuna taga. Nii, vaatame, kuhu tsooni Rauno selle pallingu paneb, et eelmine palling käes ei olnud. Tulemas siis hüppelt palling ja läheb see võrku. Rauno Kikk servib võrku ja seis on siis 2-4. Audentes Solarstone'i poole pealt vaadatuna. Nii, ja number 11 peaks siis pallima minema Antsi Aleks. Ka märgatav arengu siin viimase poole aastaga läbi kindlasti teinud ja vaatame, kuidas siis Aleks serviga hakkama saab. Nii, serv on käes Bigbankil. Williams blokist out ja Tartu meeskonna sidemänge hetkel platsil ei ole siis mitte Aleksander Eerma, vaid on siis Sagu Toomivaara. Number 3 ja ilus tõste Williamsile ja number 21 Williams lööb selle palliga punktiks. Nii, ja peaks siis ka Williams ise pallima minema. Seis on 5-2. Nii, serv ei ole käes Audentesel. No, Soome saab seal rünnata ja lööb selle palli punktiks ja Mart Norman Soome on päris resultatiivselt seda mängu alustanud ja 1 ani ja 1 rünnak punktiks. Number 13 ja läheb ise ka pallima. Seis on 3-5 Audentese poole pealt vaadatuna. Nii, võrgu kohal võitlust ja kaotajaks jäi number 1 Mati Juus seal, et võib-olla natuke otse läks seda palli seal suruma, et oleks võinud Toomivaara plokis seda palli seal natuke eemale lükata, aga täpselt plokki sisse ja no oli suurepärane punkti võimalus Audentes Solarstone'il, aga läheb siis heas servisse punkt hoopis Bigbank Tartule ja kui ma ei eksi, siis Rasmus Meius palliks. Nii, serv on käes, Raumets tõstmas, taha liini Soome. See rünnak nüüd ebaõnnestum natukene Tartu võimalus, ka tagant liinist. Nii, Williams, pall on mängus. Nii, keskelt jääb pall maha, nüüd vaatame, kuhu läheb Raumetsa tõste. Taha liini, Saimre on seal plokis kinni ja saab siis Bigbank 7. punkti. Number 7 Saimre on plokis kinni ja Bigbank 4 punktiga juhtimas ja number 1 Rasmus Meius pallimas. Nii, servi vastuvõtt mõnevõrra kaugel, Raumets tõstmas, Juus saab üritada. Tuuakse kaitses ülesse pall, Toomivaara tõstab 4 tsoonist rünnak ja Marti Juhkami lööb palli punktiks. No suure tõenäosusega varsti ka time out siit tulemas on Audentes Solarstone'il ja seis on siis 3-8 Audentese poolt vaadatuna ja Rasmus Meius pallimas. Aga läheb Rasmuse palling võrku ja 4. punkti saab siis Audentese meeskond ja number 1 pallima nurgaründaja Mati Juus. Nii, korralik palling, mõnevõrra kaugel vastuvõtt Tartul, aga Williams saab rünnata, Soome on kaitses, Saimre päästab. No küllalt hea tõste sinna taha liini, aga tuli selline kerge löök Juusilt, võrgu kohal võitlust ja number 7 Patrik Saimre lööb selle palli punktiks. Seekord siis võrgu kohal see punkt lahendati ilusasti diagonaali sinna plokist mööda ja Audentese meeskond saab siis 5. punkti juurde. Seis on 5-8, number 1 Mati Juus pallimas. Nii, väga hea vastuvõtt, Toomivaara, Warlow lööb selle palli punktiks, Rico Warlow, ilus vastuvõtt Marti Juhkamilt, ilus tõste Toomivaaralt ja Warlow lõpetab selle pallivahetuse ilusasti punktiga. Ja 9-5 on Bigbank juhtimas ja peaks siis pallima number 23 Rico Warlow. Nii, aga näitavad kohtunikud, et läheb see palling out'i ja seis on siis 6-9 Audentes Solarstone'i poolt vaadatuna.
nii, ja number 9 pallima temporündaja Mart Vahter. nii, Meius võtab vastu, Toomivara tõstab, Juhkami nüüd lööb vist Rossist auti, näitavad kohtunikud ja liialt diagonaali, Marti läks seda keerama ja plokk seda palli enam ei puutunud ja Rossist auti ja 7-9 on nüüd siis Audentes Solarstone jõudnud 2 punkti kaugusele Bigbank Tartust. Ja number 9 paneb palli jällegi mängu Mart Vahter. nii, Meius võtab vastu, Toomivara tõstab, Juhkamani anitab, vaatame, nüüd on kontrapall, Saimre lööb. nii, Vahter kaitses, Williams päästab, Juhkamit selline hädalöök, Audentes saab rünnakule minna. nii, Soome ja lööb plokist auti, näitavad kohtunikud ja seis on 8-9, vaid 1 punkt on vahet. ja number 9 siis pallimas Mart Vahter. no serv on ilusti käes Bigbankil, et vaatame, kas ka rünnakulahendus tuleb, mis punkti toob, et Vahter paneb pallingu mängu. nii, aga läheb see palling võrku ja seis on 10-8 Bigbank juhtimas. nii, ja pallimas number 3, Sagu Toomivaara, sidemängija. nii, serv käes, Roomets tõstab keskel, number 11, Alex Ansi lööb selle palli punktiks ja ilus vastuvõtt, ilus tõste ja ilus rünnak ja seis on 9-10 Audentese poole pealt vaadatuna. nii, peaks siis pallima number 10, Rasmus Roomets. väga hea palling, hästi on ka käes, keskelt proovitakse. Roomets kaitses, uus võimalus Bigbankil. Juhkami on nüüd plokist kinni, oli seal Alex Ansi ja Patrik Saimre ees ja seis on 10-10, no sellise 4-5 punktilise algeedu on nüüd Bigbank ära andnud käest ja seis on 10-10 ja mitte Rasmus, vaid Regan Roomets pallimas. Rasmus on siis Regani vend, kes ka kunagi Audenteses mängis. nii, aga mida näitavad kohtunikud, et sees pall ja võetakse videovaie, esimene videovaie siin ja vaatame, mida see videovaie näitab meile. ja Audentes Solarstone kordab treeneri challenge'it, kas pall oli sees või väljas. nii, ja kohe tuleb siis selgus. Mina juba nii palju siia infot sain, et see pall võiks olla sees, et vaatame, mida kohtunikud otsustavad. no täpselt nii ongi, sees pall ja seis on siis 11-10. esimene videovaie siis ära kasutatud Audentes Solarstone'ile, 1 on jäänud. nii, 11-10, 1-punktiline Bigbanki eduseis ja pallimas siis Marti Juhkami. nii, serv kõige paremini käes ei ole, Roomets tõstab Saimre. nii, võrgu kohal võitlust. ai. lükkab siis Alex Ansi selle palli auti ja juba 2 punkti siis on läinud võrgu kohalt kaduma Audentesel selles geimis, et ühe lükkas Juus plokki ja teise Alex Ansi auti, aga paneme selle siis nooruse ja kogemuste arvele ja 12-10 Bigbank juhtimas. nii, Saimre võtab vastu, väga hea vastuvõtt, Roomets, Saimre, Juhkami kaitses. Toomivaara tõstab, Williams plokis kinni, saab uuesti rünnata. ja nüüd võimsalt lööb Williams selle palli punktiks, sest kaitsest, Audentes Solarstone'i kaitsest läheb see pall auti ja nüüd on jällegi Bigbank saanud sellise 3-punktilise edu. ja tuleb time-out Audentesega. Bigbank Tartu Dance Team.
nii, esimene kiire time-out läbi Audentesel ja 10-13 on siis noortemeeskond kaotusseisus ja Bigbank Tartu pallimas ja Martti Juhkami. Nii, väga hea palling, vastuvõtt väga kaugel, Rohumets sai enam-vähem tõste teha sinna, aga Soome seda lööma ei lähe, nüüd on kontrapall Bigbankil. Rasmus Meius blokis kinni. Saab uuesti Meius üritada, uuesti blokis kinni Rasmus Meius ja no Alex Antsi on seal keskelt nii mõnedki blokid täna võtnud ja 11. väga vajalik punkt siis Audentes Solarstone'ile. Ja pallimas number 7, Patrik Saimre. Nii, aga läheb Patriku palling out'i ja saab siis Bigbank Tartu 14. punkti seisuks 14-11. Nii, ja pallingule siis number 16, Rauno Kikk. Nii, väga hea palling, vastuvõtt kaugel jällegi, Rohumets tõstab, Mati Juus lööb selle palli punktiks ja kindlasti pool punkti ka Regan Rohumetsale, et väga kauge vastuvõtu tõi ilusaks tõsteks ja Mati Juus ühe tsooni selle palli punktiks lööb ja 12. punkt siis Audentes Solarstone'ile ja number 11 pallimas Alex Antsi. Nii, aga võrku võrku läheb Alex Antsi palling ja seis on 15-12, Bigbank juhtimas. Ja number 21 pallimas, kelleks on Jack Williams. Ja ässaks läheb see palling, tänase mängu esimene äss ja 16-12. Ja tulemas vahetus, nii, number 4 tuleb väljakule, kelleks on siis Karl Kreek ja number 7 Patrik Saimre väljakult ära, nii et toimus siis nurgaründajate vahetus. Kuustes 12, Jack Williams pallimas. Nii, serv korralikult käes, Rohumets. Kreegi esimene ründalöök maha ei jää. Tartu võimalus, Williams lööb siis kätest out'i, näitavad kohtunikud blokist out'i ja 17-12. 17-12, 5 punktiga siis Bigbank juhtimas. Ja pallimas Jack Williams. Nii, serv on käes, Rohumets tõstmas. Mati Juus. Tundub, et Mati Juus on blokis kinni ja 18-12. Mati Juus blokis kinni ja 6-punktiline siis Bigbanki eduseis ja ilmselt varsti ka siin time-out tulemas Solarstone'ile, et vaatame. Siiski veel Audentes Solarstone'i peatreener Lauri Sieselmek seda ei võta, aga saab siis Williams taas pallida. Nii, serv ei ole käes Audentesel, Bigbank. Martti Juhkami, kaitses ollakse all Audentese poole pealt, rünnakust asja ei saa, vaatame nüüd Tartu kontravõimalust. Martti Juhkami, aga lööb selle palli out'i Martti Juhkami ja tagatliini kombinatsioonist ja see tähendab, et saab siis Audentese meeskond punkti juurde ja seis on siis 13-18 ja pallima number 13 Mark Soome. Nii, Juhkami võtab vastu, ideaalne vastuvõtt, Meius, ei jää see ründalöök maha, Roomets tõstmas, Mati Juus, ja ka see pall maha, Williams tõstmas, Meius anitab, Lepamets võtab palli maha, Roomets tõstab, nii ja Mark Soome ründab selle palli out'i ja tulemas siis ka topeltvahetus Audentesel. Numbrid ja nimed ei peta, siis number 19, Kristjan Lehiste tuleb platsile ja number 15,
Steven Lillipuu. Audentese meeskonda peab väga kiitma, et neil on vähemalt särgi peal väga suured numbrid, et see on nii hea nii kommentaatorite kui ka kohtunike jaoks. Eriti kui võistkond esimest aastat selles liigas üldse osaleb ja nimed ja numbrid võib-olla nii palju kõigile teada ei ole. Aga vahetusid siis diagonaal ja side ja vaatame, 19-13 on seis. Meius paneb ässa sinna ühe tsooni ja number 1 Mati Juus oli seal Meiuse servi vastuvõtuga raskustes ja 20-13. Ja Rasmus Meius pallimas. Jällegi hea palling, vastuvõtt kaugel, Lillipuu tõstmas. Juus. Ei jää see pall maha, nii puterdamist natuke Audentese poole peale, aga saavad rünnakule minna. Ei jää Vahteri ründalöök maha, Toomivaara lükkab selle palli käetest auti, näitavad kohtunikud ja 21-13. No rünnakule Audentese poisid saavad, aga kuidagi sealt seda otsepunkti ei tule, et ikkagi kas plokk pidurdab või kaitses Tartu toob üles, et sellist otsepunkte ei tule ja vahe ongi 7-punktiline, 21-13, vaatame, ei saa ka seda servi nüüd kätte ja Audentes ja Rasmus Meius nüüd sinna ühe tsooni seda servi suunab ja on Audentese meeskond raskustes, üks time out peaks olema veel Solarstone'il, et vaatame, see ka nüüd tuleb ja time out. Time out Audentes Solarstone. Nii, 2 time-outi kasutatud Audentese meeskonnal ja 22-13 Bigbank juhtimas ja juba mitmendat korda siis Rasmus Meius saab pallida, et sinna ühe tsooni armastab pallida selles geimis, et vaatame, kuhu see serv läheb. Nii, läks sinna 6 ja 5 tsooni vahel, Juus võtab vastu, saab ise rünnata ja Mati Juus toob punkti. Seisuks 14-22. Ja pallima number 1 Mati Juus ise ka minemas on, kes siis punkti hetkel viimase punkti tõi ja vaatame siis, kuidas Juus serviga hakkama saab. Nii, Bigbankil hea vastuvõtt, aga nüüd number 3 Toomivaara lükkab selle palli punktiks ja see tähendab seda, et 23-14 on juhtimas siis Bigbank Tartu. Ja pallimas number 23 Rico Wardlow. Nii, vastuvõtuga on nüüd tiimi teises pooles küll hädas olnud siin Audentes Solarstone ja esimeses geimi pooles oli täitsa tipp-topp vastuvõtt, aga nüüd siis juba päris mitmes äss on pandud ja Bigbank Tartu poolt ja seis on 24-14 ja oleme siis 25 minutit mänginud ja esimene gameplay. Nii, vastuvõtt korralik Audentesel. Karl Kreek, ei jää see ründalöök maha. Juhkami. Nii, aga ei saa enam kaitses kätte Audentese meeskond seda palli ja 25-14 võidab esimese game'i siis Bigbank Tartu ja jääme ootama teist game'i. Telial on tõesti kvaliteetne 5G-võrk üle Eesti. Telia, tõsiselt hea taevaskojast põrgupõhjani.
võidu toob koju kodulaen Bigbankist. Panustame Eesti võrkpalli juba üle 10 aasta. Bigbank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Jah, Vees on võrratu. Veespa, Tartus Riia 2. Üllatusteks valmis. Coolbet. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Spordi terviseks. Värska originaal. Nii oleme tagasi Tartu Ülikooli spordihoones ja teine game on siis algamas LMMSR Balti liiga kohtumises siis omavahel vastamisi Bigbank Tartu ja Audentes Solarstone. Suuri muudatusi tehtud ei ole koosseisudes, välja arvatud see, et Karl Kreek on jäänud väljakule esimese game'iga võrreldes siin Patrick Saimre asemel ja vaatame, kuidas see teine game on siis kujunema hakkamas. Number 23, Rico Vordlau pallimas. Tugitool võimalik endale saada. Nii, väga hea palling ja vastuvõtt ka Audentesel. Karl Kreek blokist auti ja pool punktiga kindlasti number 17, kelleks on Arto Lepamets, libero ja vanust peaks vist olema ainult 16 aastat, nii et ilus vastuvõtt, ilus tõste, ilus rünnak Audentesel ja seis on 1-0 ja pallimas siis Regan Rohumets. Nii, serv on käes Bigbankil. Juhkami, plokk kaitse peab, Audentesel vaatame, kas ka rünnakust asja saab. Väga ei saa, nüüd on Bigbankil kontrapall. Toomivaara, aga lööb siis auti, lööb Williams auti ja Toomivaara tõste võib-olla natuke sinna madalaks ka jäi ja või ei ajastanud siis Williams õieti ja auti see läheb ja 2-0 Audentes Solarstone on siis juhtimas seda teist game'i. Nii, ja number 10 pallimas. Regan Rohumets, aga läheb Regani palling auti ja
selline huvitav pool hüppelt, pool hübriid palling on Rohumetsal ja out'i see palling läks ja esimene punkt Bigbank Tartule selles game'is. Nii ja pallimaa number 3, Sagu Toomivaar. Nii, Lepamets, Rohumets tõstmas, Soome ründamas ja Soome võimsalt lööb selle palli punktiks ja seis on 1-3 ja minu arvates ka Mark Soome on viimase poole aastaga väga-väga suure arengu edasi teinud ja enamus poisse siin noorteklassis kõik mängivad ja oli ka siis U20 karikavõistlused nädalavahetusel ja enamus kui pooled mängisid seal ka nädalavahetusel ja eile siis Audentes Solarstone mängis Rakveres suisa 5 game'i 2,5 tundi ja Rakvere selle mänguga minu mäletamist mööda võitis 3-2, aga Audentesel 2-0 võit, 2-0 edu oli vaja, et 2 game'i karikavõistlustel edasipääsemiseks ja selle nad said ja veerandfinaali Audentes Solarstone karikavõistlustel jõudis. Rakvere võrkpalliklubi teekond siis Aadu Luukase karikavõistlustel eile lõppes selleks hooajaks. Ja karikavõistlustel kindlasti ka põnevad mängud siin edaspidi tulemas on. Aga 4-2 on juhtimas siis Audentese meeskond ja vaatame, kas Bigbank saab nüüd punkti ja saab punkti ja number 1, Rasmus Meius. Ei saanud siis Mark Norman seal korralikult plokki ette talle ja seis on siis 3-4. Bigbank Tartu on siis game'i esimesed 5 minutit olnud taga ja osas, et vaatame, kas saavad ka viigi kätte. Ja kui silmad ei peta, siis Rauno Kink peaks pallima. Nii, vastuvõtt võrgu kohal ja täielikult nüüd ebaõnnestub rünnak ja oli Rohumets seal võrgu kohal raskustes tõstega ja Mark Vahtril ei jäänud muud üle, kui see pall võrgu alt läbi lüüa ja seis on 4-4. Nii ja pallimas taaskord Rauno Kink. Viiginumbrid ongi tablool ja vaatame, kes selle 5. punkti nüüd näppab. On siin vastuvõtuga raskustes nüüd Audentese meeskond ja Karl Kreegi vastuvõtt läheb võrgu kohale ja kiire time-out Audentese meeskonnale. Seis on 4-5 nende poolt vaadatuna. Bigbank Tartu Dance Team. Nii, kiire time-out siis teise game'i alguses kohe Audentese meeskonnalt. 4-2 eduseis on sulanud siis 4-5 kaotusseisuks nende poolt vaadatuna ja Rauno Kink taas pallikööne taga, et vaatame, kuidas Rauno siis peale time-out'i servimisega hakkama saab. Nii, hea palling jällegi ei saa Audentese seda pallingut kätte. Bigbanki võimalus blokist out'i. Blokist out'i lööb Williams selle palli ja tuleb ka kohe teine time-out. Seisul 4-6 Audentesele. Nii, teine time-out läbi ja seisul 4-6, siis mõlemad time-outid juba kasutatud Audentesel ja tõeliseks peavaluks on nüüd Audentese meeskonnale kujunenud Rauno Kinki serv ja vaatame, mis servi nüüd siis Rauno otsustab lüüa, ja kuidas Audentes selle kätte saab, et juba 4. serv järjest Raunol, kui mitte 5. Nii, nüüd on serv käes, Rohumets tõstmas, keskelt proovitakse.
kaitses Bigbank all, Juhkami tõstmas. Williams plokis kinni ja olid seal siis Mark Vahter ja Mati Juus ploki sees ja saab siis Audentese meeskond 5. punkti. Ja sai Audentese meeskond siis Rauno Kingi serviseeriast nüüd üle ja pallimas siis Audentese poole pealt number 13 Mark Soome. Nii, pallin käes Bigbankil, keskelt proovitakse, Wardlow, selline vahekombinatsioon. Võib-olla veits madalaks see tõste jäi ja läheb siis Trossi see pall ja seis on 6-6. Ja pallimas number 13 Mark Soome. Nii, Juhkami võtab vastu, Toomivaara tõstab ja nüüd siis Williams ilusasti sinna piki piiri lööb pallipunktiks ja 7. punkt Bigbankile, 7-6. Ja pallimas number 21 Jack Williams. Nii, vastuvõtt käes Audentesel. Tagantliini Mark Soomele, ründab Mark selle palli auti ja 8-6. Mis silma jääb ka esimeses geimis jäi, et kui on selline viik välja võideldud Audentesel või on nad ise ees olnud, siis just edu antakse ära rünnaku vigadega ja vaatame, kuidas nüüd siis Audentese meeskond punkti võtmisega hakkama saab, aga ei pidanudki palju tööd tegema, sest läheb siis Williamsi palling võrku ja seis on siis 7-8 ja number 1 pallimas Mati Juus. Kaheksa-7, Bigbank juhtimas. Nii, ei saa nüüd servi Bigbank korralikult kätte. Rünnaku võimalus oli. Nüüd on siis võimalus Karl Kreegil see punkt tuua, aga ei jää pall maha. Nii, Meius ründab palli auti, näitavad kohtunikud ja 8-8. Nii, number 18 Bigbankil on siis väljakule tulnud Karl-Erik Läänaru liberana ja see eelmine serv ka Läänaru peale läks, kohe vaatame, kuhu läheb järgmine serv. Mati Juus pallima, seis on 8-8. Nii, Meius võtab vastu. Williams, plokk-kaitse enam-vähem peab nüüd, aga ikkagi ei suuda kaitses kätte saada Rohumets seda palli ja jätku ei tule Soome kaitsemängule siin ilusale kaitsele ja ei ulatunud siis Rohumets selle pallin enam. Ja seis on 9-8, Bigbank juhtimas ja number 1 pallimas Rasmus Meius. Nii, pallin käes Audentesel, tõsta natuke madal, Karl Kreek lükkab selle palli plokist auti, keegi oli seal veel võrgus, näitavad kohtunikud ja seis on 9-9. Karl Kreegi osavus selle punkti praegu päästis ja Tartu natuke võib-olla ebakorrektne plokk seal oli ja ploki vahelt see pall auti läheb ja seis on 9-9. Nii, vaatame. Wardlow, plokk-kaitse peab, kas saavad ka rünnaku üles võtta noored? Nii, Kreek. Juhkami kaitses, saab Juhkami rünnata. Oi, kui kaval ründelöök. See võiks olla selle nädala soorituste topis Helme Messer Balti liigas kindlasti esikohal, et kes suudaks palli veel Trossi peale 3 meetrit veerema panna, kui mitte Martti Juhkami. Ja 10. punkt sellega siis juurde Bigbankile 10-9, pallimas Rico Wardlow. Nii, võtab Kreek vastu. Soome, jällegi selline võide ebakorrektne plokk seal Bigbankil ja Soome ründalöök jääb siis ploki ja Trossi vahele pidama ja kukub siis Bigbanki poole peale ja 10-10. No ei teagi, kas esimese geimiga võrreldes on noored siin juurde pandud või Bigbank natuke järgi andnud, aga punktis see mäng püsib ja 10-10. Nii, Roomets pallimas, Bigbank ründamas. Juhkami, selline kerge kõks ja läheb plokist auti ja 11. punkt juurde siis Bigbankile.
nii, ja keegi peaks ka siis pallima minna Bigbankilt, vaatame, kes see olla võiks. Number 3, kelleks on siis Sagu Toomivaara. 11-10. nii, Kreek võtab vastu, Roomets tõstmas. Kreek väga võimsalt pikki piiri ja Karl Kreek on hästi mängu sisse tulnud eelmise geimi lõpus, ta platsile pandi ja kui ma ei eksi, on vist ära löönud siin kas 4-3 või suisa 3-3 ja number 4 pallimas, Karl Kreek. nii, Läänaru võtab vastu, Toomivara tõstab, Juhkami blokist out'i, aga Martti Juhkami siin peavalu valmistunud on Audentesele viimaste rünnakutega ja 12-11 Bigbank juhtimas. nii, Martti Juhkami paneb pallingu mängu. nii, Juus võtab vastu, saab ise ka ründama minna ja kukub selline koks või hani maha nüüd Bigbanki poole peale ja ei pääse Bigbank kuidagi juhtima nüüd selles game'is ja 12-12. 12-12 on seis ja võib öelda, et mõlemilt poolt on praktiliselt 100% rünnatud, et punktid on kas siis blokist out'i löödud või anitatud või maha löödud, aga rünnaku efektiivsus mõlemilt poolt hea ja oleme juba siis mänginud siin 24 punkti selles game'is ja 12-12. nii, aga Aleksandsi serv läheb võrku. Aleksandsi serv läheb võrku ja 13-12. Bigbank juhtimas ja pallimas siis Rauno Kink, kes eelmises servivoorus tegi palju pahandust Audentesele. nüüd on serv käes, Rohumets kõrge tõste sinna võrgu kohal võitlust ja lükkab siis Mati Juus selle palli blokist out'i. Selliste võrgul olevate pallidega on Bigbank seal kaotajaks jäänud küll jah, et kas siis 2 korda on blokist out'i lükatud ja paar korda ka selline võib-olla ebakorrektne blokk seal olnud ees, kus pall siis bloki ja trossi vahelt on maha kukkunud. igal juhul seis on 13-13, Soome pallimas. Juhkami võtab vastu. Meius, ilus tõste nüüd, ilus tõste ka nüüd number 3-lt Sagu Toomivaaralt ja seis on 14-13, väga ilus vastuvõtt ka Martti Juhkamilt. ja peaks siis pallima number 21, Jack Williams. nii, vastuvõtt ideaalne Audentesel, keskelt üle pika aja proovivad ja mida kohtunikud näitavad, võtab ise siis kohtunik endale videovaide ja vaatame. no väga tark otsus kohtunikelt, et ka kohtunikel on endal õigus võtta videovaie, et vaatame. ja kohtunik võtab enda vaide, kas pall oli sees või väljas. ja pigem väljas tundub siit mulle, aga ja ongi täpselt nii jah. Outpall see oli ja treener seal natuke rahul ei ole Audentesel, aga kui piirikohtunikke pole ja kohtunikud ei märka, siis täiesti õige otsus videovaie ja seis on 15-13. Bigbank juhtimas. nii, mäng jätkumas. Roomets tõstab, keskel proovitakse, Jäämart Vahteri ründalöök maha. Meius ilusasti sinna viie tsooni ja nüüd siis vaikselt Bigbank ikkagi tundub, et hakkab eest minema, seis on siis 16-13. ja pallimas Jack Williams. nii, Kreek võtab vastu, Roomets tõstmas. Juus kolmeses kinni, Kreek võtab kaitses maha, Roomets uuesti Juus, aga nüüd lööb siis täitsa sinna diagonaali võrku selle palli ja 17-13 tulemas siis topeltvahetus. number 15 platsile Steven Lillipuu ja number 19 Kristjan Lehiste. Platsilt ära siis number 13 Mark Soome ja number 10 Rasmus Rohumets.
nii ja mäng jätkumas. 17-13 on siis Bigbank juhtimas ja number 21 Jack Williams pallimas. nii, serv on käes, Lillipuu tõstab, Juus jällegi plokis kinni, vaatame, kas teised mehed nüüd lüüa saavad, ei, Mati Juus jällegi plokis kinni, no kuhu läheb see tõsta? selja taha Lehistele ja Bigbank kaitses ja Läänaru tõstmas. nii ja Meius siis plokist ehitab selle palli auti. jah, nagu ikka noorte puhul, et sellised mõõnad tulevad sisse ja game'i esimene pool täitsa okei. Nüüd on siis 3-4 punkti järjest ära andnud Audentese meeskonna poole pealt ja Bigbank juhtimas 18-13. nii, platsile tulemas siis number 8 Martin Üprus ja lahkus platsilt siis number 9 Mark Vahter. Ja seis on 18-13 Bigbank juhtimas. Ja Jack Williams. nii, nüüd oleks aeg noortel punkt saada. ei klapi number 15 Lillipuu ja number 8 Üpruse koostöö. Time out'e ka enam võtta pole Audentesel, sest game'i alguses need võeti ära. nii, tuleb siis number 19 platsile Robin Rohula Bigbankil. Ja tulemas ka Audentesel tagasi vahetuse platsile tagasi siis Soome ja Rohumets. Ja platsilt ära Lillipuu ja Lehiste. nii, 19-13, Bigbank juhtimas ja Robin Rohula pallimas. nii, serv on käes, Rohumets tõstmas, Juus plokis kinni ja Karl Kreegilt küll väga head vastuvõtud siin olnud selles game'is, aga rünnakul punktiks ei saada palle ja võib-olla võiks Regan Rohumets, vabandust, tahtsin Rasmusele öelda, et Regan Rohumets võiks natuke võib-olla proovida ka siin teistele meestele tõsteid anda, et vaatame, kas nii läheb, aga serv hoopis võrku ja seis on 20-14. ja pallima Mati Juus. number 1. ja kaotusseis hetkel siis 6 punkti Audentes Solarstone'il ja Mati Juus pallimas. nii, vastuvõtt käes Bigbankil. Meius anitab ja toob selle palli punktiks ja seis on siis 21-14. ja vaatame siis number 1 pallima, Rasmus Meius ise punktitooja ja vaatame suure tõenäosusega see tõste nüüd läheb Audentesel sinna nurka Karl Kreegile, et vaatame, kõigepealt tuleb siis palling kätte saada. aga näitavad kohtunikud, et sees pall ja võtab Audentes Solarstone ka siis videovaide. Audentes Solarstone meeskonna peatreeneri käes, kas pall oli sees või väljas. nii ja videovaie näitas, et see palling oli sees. nii, uus võimalus siis Rasmus Meiusel, 22-14. nii, Kreek võtab vastu, Roomets tõstmas, keskele, Üpruse löö selle palli punktiks. nii, võrgu kohal võitlust nüüd ja Marti Juhkami lükkab plokki selle palli, uus võimalus Bigbankil. Tagantliini rünnak ei jää maha. Roomets tõstmas, Soome ei jää ka see pall maha, nüüd esimene pikem pallivahetus siin mängus ja lööb siis Rico Vordlau selle palli ikkagi punktiks. Seisuks 23-14 ja tulemas vahetus Bigbankil, number 8 tuleb väljakule, kelleks on siis Tobias Lafranc ja Rasmus Meius väljakult ära. Tobias Lafranc ja
võib mängida nii sidemänge kohta kui ka nurgaründajat kui ka ilmselt diagonaalründajat, et väga andekas mängumees siis ampluaade mõttes. Nüüd siis esimene asetus viga, et vaatame, kuidas Kristjan Vanaveski, teine kohtunik, selle maha oskab müüa nüüd võistkonnale, et asetusvead sellist segadust alati tekitavad. Aga keegi väga ei vaidle ka, ilmselt kas seal Mark Soome äkki patustas liiga vara jooksmisega või igal juhul punkt Tartule ja 24-14 ja esimene game pall teises game'is läks igal juhul vett vedama, sest Lafranchi palling läks out'i ja siis pallimas number 8 Martin Üprus Audentese meeskonna poole pealt ja paneb siis mängu Bigbanki teise game palli teises game'is. Nii, Lafranc võtab vastu, Toomivara tõstab, Wardlow vanitab ja see pall on põrandal ja 25-15 võidab teise game'i Bigbank ja läheme reklaamipausile. Telial on tõesti kvaliteetne 5G võrk üle Eesti. Telia, tõsiselt hea taevaskojast põrgupõhjani. Võidu toob koju kodulaen Bigbankist. Panustame Eesti võrkpalli juba üle 10 aasta. Bigbank. Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Jah, vees on võrratu. Veespa, Tartus Riia 2. Üllatusteks valmis. Coolbet. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Spordi terviseks. Värska originaal. Nendele inimestele, kellel võrgu võimalus ja palli servimise võimalus kuskil trennis või saalis on, siis tasub kindlasti harjutada ja anname võimaluse siin juba järgmisel mängul Saverna tugitool endale koju viia.
nii, oleme tagasi jällegi Tartu Ülikooli spordihoones ja LMMSR Balti liiga Bigbank Tartu Audentes Solarstone ja 2-0 geimidega juhtimas siis Bigbank 25-14, 25-15. Mõlema geimi esimene pool täitsa tipp-topp noorte poolt, aga geimi lõpud kippusid ära vajuma, et vaatame, kuidas kolmas geim minemas on ja Regan Rohumets pallimas. Serv on käes Bigbankil. Keskelt Rauno Kink, kui ma ei eksi üldse, vissab esimese tõsta selles mängus ja Rauno lööb selle palliga punktiks kohe. Seisuks 1-0. Ja pallimas siis Bigbank Tartu. Koosseisud ka ikkagi suht samad siin ja number 7 Patrik Saimre on tulnud platsi peale ka Audentesel ja Marti Juhkami pallingu saavad kuidagi kätte noored. Nii, number 19 Lehiste lööb selle palli puutest auti ja seis on 1-1. Number 19 pikakasvuline Kristjan Lehiste. Ja Audentesel on ka veel siis number 5 Kaspar Timusk, põhidiagonaalründaja, kes ikkagi täna tundub, et ei mängi, et ilmselt väike vigastus meest piinamas on ja peab siis Audentes saama nende meestega hakkama, kes siin täna on. Ja ilus punkt Bigbankile ja rünnakust ja seis on 2-1. Ja pallima siis number 16 Rauno Kink. Nii, Saimre võtab vastu, Rohumets tõstmas. Lehiste ei taba palli hästi ja läheb see pall auti ja seis on siis 3-1. Ja Bigbanki kiire algedu ja Rauno Kink pallimas. Nii, läheb siis Rauno palling ässaks. Aga mida kohtunikud vilistavad, et pall läks vastu laes olevat ketti, mis siin on ja ega ei pannud isegi tähele, aga ketid liiguvad ja need on siis korvpallilaua ketid, mis siin väljaku kohale ulatuvad ja vastu seda see pall läks. Ja Rauno Kink on täna pahandust teinud Audentesele serviga ja Rauno Kink taas pallimas. Nii, no läheb jällegi palling Tartu poole, vaatame Bigbanki võimalust. Aga Robin Rohula lööb palli punktiks ja ilmselt ka siit time out tulemas on, ma pakun varsti, et jällegi Rauno Kink on päris pikaks jäänud seal servijoone taha, aga tundub, et Audentese treener veel ei võta time outi ja Rauno Kink taas pallimas. Nii, nüüd on serv enam-vähem käes, Rohumets tõstmas, Lehiste blokis kinni nüüd. Rohumets võttis outpalli kaitses ära, et Saimre blokis kinni ja mida nüüd vilistatakse. Et keegi oli võrgus, näitavad kohtunikud ja videovaiet ei võeta, ju siis kõik on nõus sellega ja üldiselt neid ülemised Rossi võrgupuuteid esimene kohtunik näeb paremini ja vilistab ka, nii et Puki kohtunik Rauno Murula siis näitas, et keegi oli võrgus Bigbanki mängijatest ja teine punkt Audentes Solarstone'ile. Nii, Juhkami võtab vastu, Toomivaara, Rohula blokist auti ja 6 punkt Bigbankile. Nii, ja pallingujoone taga siis peaks olema number 19, Robin Rohula, ka ohtlik hüppelpalling on Rohulal ja vaatame, kuidas nüüd pallinguga hakkama saab. Nii, hea palling ja vastuvõtt, ilus tõste ka ja Saimre ei löö seda palli punktiks ja nüüd oli siis number 7 Saimre ise ka võrgus või võrgu alt läbi ja pall punktiks. No nii, vaatame, Karl Kreek ei ole ammu tõsteid saanud number 4 Audentesele, et vaatame, kas Regan Rohumets tõstab nüüd taha liini talle seda paibi kombinatsiooni, et kõigepealt tuleb muidugi serv kätte saada. Aga auti läheb ja auti läheb see palling ja 3. punkt siis Audentesele.
ja võetakse ka videovaie siin, et ohohoo. No vaatame. No tundub selline jah, päris raske pall kohtunike jaoks, et vaatame. Nii nagu minu siseinfo on siin videovaidest näitab. Aga loetakse auti ja see pall jah. Ja see on siis 3. punkt Audentesele. Oi, nüüd täitsa väljaku peale astus number 19 Lehistaja. Ja peaaegu terve jalaga oli seal üle joone ja see tähendab, et Bigbank saab punkti juurde, 8-3. Nii, Saimre ründelööki ja maha. Nii, Lafranc tõstab, aga võimsalt nüüd Marti Juhkami punktiks ja 9-3. Nii, ja Tobias Lafranc pallimas Tartu meeskonna poole pealt. Nii, Kreek võtab vastu, Roomets tõstmas. Saimre, blokkaitse peab Tartul, Rohula tõstmas. Juhkami pikki piiri ja Lehiste ei saa seda palli kaitses kätte ja saab siis Bigbank punkti juurde. Ja vallimas Tobias Lafranc. Nii, Kreek võtab vastu, Roomets keskelt proovivad üle pika aja ja number 8 Martin Üprus lööb selle palli punktiks ja Audentes saab 4. punkti, seisuks 40. Ja pallimas number 7 Patrik Saimre. Nii, mäng jätkumas, Läänaru tõstmas. Juhkami, seekord vist läheb Juhkami ründalöök auti ja 5. punkt Audentes Solarstone'ile. Ja number 7 pallimas, Patrik Saimre. Nii. Lafranc võtab vastu, Läänaru tõstab, Juhkami seekord selline kõks pall ja jääb see noorte võistkonna peale maha ja 11-5 on Bigbank juhtimas. Ja pallimaas Rico Wardlow. Nii, Lepamets võtab vastu, Roomets tõstab. Lehiste seda rünnata ei saanudki seda palli ja lükkab selle palliga teiselt poolt antenni ja seis on siis 12-5. Väga suureks on see eduseis nüüd läinud ja pallimas number 23 Rico Wardlow. Aga läheb palling võrku ja 6 punkt, 6-12. Ja number 8 pallimas, Martin Üprus. Nii, Lafranc võtab vastu, Tuomivaara tõstab ja lööb siis Rico Wardlow keskelt selle palli punktiks. Ja 13-6. Ja pallimas, number 3. Sagu Tuomivaara, 13-6, Bigbank juhtimas. Nii, Saimre võtab vastu, kõik oli määrustepärane, mäng jätkub, Bigbank ründamas. Rohula lükkab palli punktiks ja Karl Kreegi ploki kõrvalt seal ja 14-6. No noored ei tohiks nüüd niimoodi minna laskma sellel mängul, et 14-6 ja
ja sära on nüüd täitsa kadunud siin noorte silmist, et vaatame, kas suudavad veel natukenegi siin järgi saada, et kas või järgmisse Balti liiga mängu minna hea emotsiooniga, et aga hetkel on küll seis 7-14. Ja kui ma ei eksi, siis Audentes mängib järgmise Balti liiga mängu Daugavpilsi vastu, nii et Daugavpils kindlasti Tartust klass nõrgem võistkond võiks olla, et seal noortel võiks omad võimalused ka samuti olla. Nii, aga vahetus number 15 platsile tulemas, kelleks on siis Steven Lillipuu ja Regan Rohumets saab siis puhkama minna. Ja sidemängija number 15 Steven Lillipuu, kui ma ei eksi, peaks olema Järvamaa juurtega. Kas siis Türit Väätsalt või Paidest, et jään vastuse võlgu, et kunagi oligi meeste esiliigas selline võistkond nagu Türi Väätsa Paide, nii et kuskilt sealt Türit Väätsalt või Paidest Steven pärit on ja vaatame siis, mis muudatuse see sidemängijate vahetus nüüd Audentes Solarstone'i toob, et aga sellise muudatuse hetkel, et tuleb äss üle pika aja, et number 4 Karl Kreek lööb ässa ja seis on 9-15. Nii, Karl Kreek uuesti pallingujoone taga. Nii, Läänoru võtab vastu. Toomivara tõstab Juhkami, tagantliinist Mart Juhkami ja ilus punkt seisuks 16-9. Ja pallimas number 16, Rauno Kink. Nii, Lepamets võtab vastu, Lillipuu tõstab, Saimre, oi. No juhtub ikka, aga anitab siis võrgu alt läbi selle palli number 7, Patrik Saimre, et paneme nooruse arvele sellised vead, 17-9. Järgmised hooajad kindlasti Audentesel selliseid vigu ette ei tule. Rauno Kink pallimas. Nii, serv ei ole käes, Wardlow võrgu kohalt ja 18-9. 18-9 Bigbank juhtimis. Ja Rauno Kink pallimas. Raunol väga hea servi protsent olnud, et vigu vist on ainult siin 1 või 2 olnud ja aga väga pikalt on pallingujoone taga olnud, aga nüüd see viga ka tuleb ja seis on siis 10-18 Audentese poole pealt vaadatuna. Nii, vahetus. Näeme number 5 väljakule tulemas, kelleks on siis Kaspar Timusk, peaks olema siis Audentese põhidiagonaalründaja, aga ilmselt tuleb ainult servima siin number 9 Mart Vahteri asemel ja vigastus kimbutas meest, et hetkel siis vist ikkagi nii terve ei ole, et tervet mängu mängida saaks ja Timus paneb siis pallingu mängu. Wardlow võtab vastu, saab ise ka rünnata ja Timuski kaitsesse pall outi läheb ja seis on siis 19-10, tagasivahetus, Timusk välja ja Vahter väljakule. Nii, ja pallimas Bigbank Tartu ja number 19 Robin Rohula. Nii, vastuvõtt seal võrgu kohal, võitlust. Nii. Nüüd vilistati siin tagaliini plokki ilmselt ja Audentesele ja väikese viivitusega see viga tuli, aga kohtunikud ikkagi seda viga nägid ja nüüd näeme väljakule tulemas number 6 Jesper Neuhausi, nurgaründaja, eilses karikamängus ka päris hea partii teinud mees või poiss ja seis on siis 20-10 Bigbank juhtimas ja pallimas endiselt Robin Rohula. Aga läheb see palling outi ja niivõrd palju see vahetus ikkagi häirib Bigbanki, et
et palling out'i läheb ja number 19 on pallimas, kelleks on siis Kristjan Lehiste. Üksteist 20 on seis. Nii, napilt out'i näitavad kohtunikud ja seis on siis 21-11, võetakse veel videovaie ka, et vaatame, mida see videovaie näitab siis. Ja outpall näitavad kohtunikud ja 21-11. Ja pallimas Bigbank ja Tobias Lafranc. Nii, Kreek võtab vastu. Lillipuu tõstab keskelt. Üprus lööb selle palli plokist out'i ja 12-21. 12-21 ja number 6 läheb pallima Jesper Neuhaus. Peaks olema siis Rakvere juurtega noormees. Ja vaatame, kuidas siis Jesper selles mängus esimese pallinguga hakkama saab. Väga hea palling siin võrguripsega, aga Bigbank saab selle kätte. Juhkami blokis kinni. Marti Juhkami blokis kinni ja seis on 13-21. Ja Jesper Neuhaus paneb siis uuesti pallingu mängu, et esimene palling oli selline ebamugav võrguripsega, et vaatame, kuidas tuleb välja teine palling. Nii, aga jäi sinna trossi pidama see palling ja 22-13 Bigbank juhtimas. Ja pallima peaks minema siis Rico Wardlow. Nii, Neuhaus võtab vastu, läheb see pall võrgu peale, Rauno Kink palli seal väga ei taba, aga ikkagi 23-13 ja toob punkti juurde. Tartule, Bigbank Tartule ja 23-13. Nii, Neuhausilt väga hea vastuvõtt, Lillipuu tõstmas, Kreek näitavad kohtunikud, et blokipuude ja väga raske otsus kohtunike jaoks, aga blokipuudet nad seal nägid ja oli see number 3 Toomivaara, kes selle blokipuute seal tegi Bigbanki meeskonnalt, aga Karl Kreegilt ilus rünnak ja seis on 14-23. Pallimas siis peaks olema number 8. Martin Üprus läheb see palling võrgu 24-14 Bigbanki juhtimas ja oleme jõudnud siis esimese matšpallini tänases mängus, kui mänginud oleme tund ja 15 minutit. Ja selle matšpalli paneb siis Tartu poole pealt mängu Sagu Toomivaara. Oi, kui võimas palling, aga läheb out'i ja videovaiet ka siin ei võeta enam. Võib-olla Tartul polegi seda järgi enam, et ei olegi täpselt lugenud, 2 videovaiet on igas geimis, aga fakt on see, et number 15 siis Steven Lillipuu paneb mängu Bigbank Tartu teise matšpalli. Nii, Lafranc, Toomivaara, aga nüüd oi, väga ohtlik oli see võrgu all, aga mõlemad jäid terveks, nii Juhkami kui Vahter ja Juhkami janitab selle palli punktiks ja 25-15 kolmas game on läbi saanud. Ja Helme Messer Balti liigas siis Bigbank Tartu on saanud 3-0 võidu. Täna vist peaks toimuma üks hilisõhtune mäng veel Eestis, et naiste esiliiga mäng Põltsamaal Felix Hallis kell 8 hakkas ja Põltsamaal alati ka selline melu on, saal on rahvast täis, nii et minge vaatama ka täna siis naiste esiliiga taset, kellel siin Delfi ülekandest veel väheks jäi ja kindlasti Põltsamaal on ka ägedad loosi auhinnad, küll ketšupid, küll tomatit, nii et kell 8 Felix Hallis, kes Põltsamaal on, seda mängu saate vaatama minna.
aga tänane mäng on läbi, ülekande tõid teieni Baltic Broadcasting, Delfi ja kommentaator oli Gert Kärner ja kohtumiseni ja kuulmiseni. Aitäh kõigile ja kohtume 9. novembril. Telial on tõesti kvaliteetne 5G võrk üle Eesti. Telia, tõsiselt hea taevaskojast põrgupõhjani. Võidu toob koju kodulaen Bigbankist. Panustame Eesti võrkpalli juba üle 10 aasta. Bigbank. Kõige vahvam spa- ja saunakeskus Eestis. Jah, vees on võrratu. Veespa, Tartus Riia 2. Üllatusteks valmis. Coolbet. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naistekoondise suurtoetaja. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Spordi terviseks. Värska originaal.